Ma olen leidnud endale sõbrad. Ma olen hakanud filosofeerima. Ma olen muutunud enesekindlamaks. Ma saan paremini teistega sõbraks. Ma olen muutunud avameelsemaks. Mul on kergem ennast teistele tutvustada. Ma olen hakanud inimesi paremini mõistma. Elu on ägedamaks muutunud. Kujutle. Terve koolitäis just selliseid noori. Julged, teavad mida tahavad, sekkuvad kui vaja, teevad koostööd, meeskonnatööd. Kõik sujub. Kas sina tahaksid olla see täiskasvanu, kes oskab noortele kõikideks nendeks headeks suhtlemisoskusteks soodsaid tingimusi luua? Meie oleme saanud eeskuju Soome tugiõpilasprogrammist, mida algselt katsetasime ühe projektiga. Küll aga oli see niivõrd edukas ja koolides oodatud soovitud projekt, et sellest on välja kasvanud suurem programm. Sa oled olnud üle 12 aasta tore juhendaja. Miks? Tore on andnud mulle sellise vahendi, millega võib-olla aidata ja toetada selliseid noori, kes seda teatud hetkel vajavad. Ja ta tegelikult on aidanud mulle formuleerida seda visiooni, milliseks ma tahan või kui ma tahan, et mu õpilased jõuaksid. Et nad oleksid endaga rahul täiskasvanud inimesed. Mari, sa oled meil värske tore juhendaja ja sul on plaanis uus tore ring käivitada. Miks sa seda koolis teed? Sellepärast, et sellistel teemadel tundides koolis kellelgi väga võimalust ja aega arutada ei ole. Et on koole, kus on võib-olla suhtlusõpetus või psühholoogia, sellised ained. Meil sellist asja ei ole. Aga samas sotsiaalsed oskused, väärtustest rääkimine, kõik see on nagu ülioluline ja kohati minu meelest tähtsam kui mingid muud ained või teemad. Et see hetkel paistab nagu ainukene viis, kuidas noori õpetada omavahel suhtlema ja paremini hakkama saama. Kõlab ju hästi, et koolis on tore juhendaja. Aga kuidas tore juhendajaks saada? Selleks on väljaõpe. Mitmeteemaline, väga tihe programm. Mitte ei tule kokku täiskasvanud, kes hakkavad õppima, kuidas paremini suhelda. Täiskasvanud võtavad kaasa juba oma esimesed noored, kellega koos kõik täpselt sama programm läbi tehakse. Nii muutuvad meie juhendajad kui ka noored üheskoos. Kaovad ära barjäärid täiskasvanute ja noorte vahelises suhtluses, hakatakse üksteist paremini mõistma. Kinnised noored on muutunud avatumaks. Nad julgevad ennast näidata ja mina julgen anda vastutust. Kergemini kõik ise ära. Tore annab neile sellise poweri, tagala, kindluse, usu endasse. Ma saan klassijuhataja töös neid tore mänge ja tegevusi ära kasutada. Ja eks siis saab ka tore ringi vedada. Ja kuna ma huvijuht olen, siis ülekooliliselt, kui noorte üritusi teeme, siis saab kõiki neid oskusi teadmisi, mis tore koolituselt saanud kasutada. Koolides, kus tegutseb tore ring, on kindlasti olemas 1 või 2 või koguni 3 tore juhendajat, kes ringitööd juhivad. Tore ringi kaudu puutub noor kokku vähemalt 20 erineva teemaga, mis kõik puudutavad suhtlemist. Mängitakse, arutletakse, analüüsitakse, tehakse grupitöid, meeskonnatöid, koostööd, individuaaltöid. Lisaks sellele, mis toimub koolis, on nii noortel kui ka juhendajatel võimalik üle Eesti erinevate tugiõpilaste ja juhendajatega kohtuda. Seda nii suvekoolis, sügiskoolis kui ka konverentsil ja supervisioonidel. Kuidas paljundada koolirõõmu? Me peame olema sõbralikud ja või üksteist kiusata. Me peame olema ise toredad. Kuidas seda saavutada? Tores peab käima.
tores peab käima ja mis see tore on? tore on seisund. tore on organisatsioon, seisund, mis tegeleb koolilaste rõõmsaks tegemisega ja selliste teemadega. kas te õpite seal midagi? me õpime, kuidas olla hea ja kuidas enda sõpru leida kiiremini. mis tegevusi on vaja, et koolis oleks? rohkem kooli rõõmu. arutelusid kooli õpetajate õpilaste vahel. kindlasti mingi vabamaid üritusi, kus saaksid lapsed asju teha, et ei ole ainult pühad üritused, aktused. Koostööd võib olla rohkem ka, et õpilased saaksid omavahel rohkem tunda üksteist ja siis, et ei oleks kiusamist nii palju. kui sa usud ja näed, et ka sinu koolis on seda vaja, siis võta ühendust noorteühing Torega